Hei armas, Rauno siin, Katrin ka. Oleme ühe lubatud teemade juurde nüüd jõudnud ja lõpetasime just sulle täiskuu saate salvestuse ja läheme edasi järjest siis selles juhatuses, nii nagu Raama meid juhatab. Nagu sa näed, on meie ees üks pudel ja üks klaas. Said juba vist ka saate pealkirjast aru, et räägime narkootikumidest, räägime sõltuvustest. Let's talk about. Mida see tegelikult tähendab, kuhu me välja jõuame? Meil ei ole selleks ette valmistatud konspekti. Meil on praegu tehtud kiirvisand, et me ei unustaks ühtegi teemat nendest ära, sellepärast et see teema on meie sees nii palju küpsenud. Siia tuli lisaks meile see sageduste ja emotsioonide skaala, mida sulle selgituseks ka näidata. Ja üks sõna on siit puudu. Nii. Ja ma arvan, et me võime alustada siin sinuga koos. Antud hetkel siis World's Finest Raama võlujook. Estonglish. See on siis maailma parim Raama võlujook. Millega on tegu? Ei ole tegu koduõllega, ei ole tegu veiniga, vaid on tegu teeseenejoogiga. Uhkes peenes keeles kombuchaga. Terviseks. See uhke sõna, terviseks, mida iga eestlane tahab välismaal käies kõigile selgeks õpetada, sest see teeb nii palju nalja, sest kõik kuulevad sealt ainult sõna seks. Aga mida see sõna tegelikult meile annab? Mida ta kannab? Ja kas ta on kohaselt rakendatud? Antud juhul, jaa, ma võin sulle öelda terviseks, sest see jook tervendab meid. Karastab meid. Annab meile värskust ja energiat. Kust me alustame siis teemaga sõltuvused? Mis asi on sõltuvus? Kas sõltuvus on seotud narkootikumidega? Mis asi on narkootikumid? Kui me võtame lahti selle sõna narkootikum, siis on ta uimastav. Ta on allutav, ta tekitab sõltuvust, sest tema järgi tekib soov jälle ja jälle. Seega, kus me oma sünteetilises ajastus oleme? Me oleme täis narkootikume nii enda sees kui enda ümber. See, et mõni neist on kirjutatud 3D maatriksi mängus siis kahjulikumaks kui teine, ei vasta tõele. Ja seda ma tahangi sulle natukene selgitada, miks see nii on ja mis tegelikult sinuga toimub
kui palju aitab teadlikult enda jaoks seda seisu muuta, kui palju sa oled allutatud läbi sõltuvusainete oma igapäevaelus, kui palju me kõik oleme sellest läbi käinud, kes on sealt välja saanud tulla, kes ütleb, et ei saa, nii on, nagu sa ütled. Kuhu me siis võime minna praegu ajaliinil tagasi, kui hakata kogu seda teemat lahkama? Esiteks võid sa enda jaoks selgeks teha ja teadvustada, kõik see teema on seotud 3 alumise tšakraga, 3 alumise energiakeskusega, kõige sellega, millega on seotud 3D maatriksi mäng. Juurtšakra, sinu baasvajadused, sakraaltšakra, see püha energiakeskus, kus saab alguse sinu looming, mis on seotud sinu seksuaalsusega ehk sinu eluenergiaga ja päikesepõimikuga, kus siis on peidus sinu väike sina, sinu elu rõõm ja nii edasi. Need 3 keskust juhatavad meid läbi 3D maatriksi mängu. Need 3 keskust on maksimaalselt meid allutaval rassil, ehk siis neil on 2 kuni 3 alumist tšakrakeskust ja läbi selle on nad allutanud ka inimkonna. Need keskused hoiavad kinni sinu arengut, kui sa ei teadvusta, mida sa teed. Ehk siis meid allutaval rassil ei ole olemas südame tšakrat. Ta ei saa kunagi aru, millest sa räägid, rääkides südame avanemisest, rääkides puhtast tingimusteta armastusest, sest neil puudub see osa ja nad ei ole võimelised siia arenema. Nii, seega kogu see mäng, kõik see sõltuvusainete teema on seotud häbi, süü, apaatia, leina, hirmu, soovi, viha ja uhkusega. Sa näed siin 2 käitumismustrit, kas passiivsust või hüperaktiivsust. Vastavalt sellele on toodetud kõik need sõltuvusained meile sellesse mängu. Kui me rääkisime ära sellest, milliste energiatega kõik sõltuvused on seotud, siis me saame minna edasi siia, kust algas see suurem sõltuvustesse allutamine. See sünteetiline ajastu, eks ju, see tööstusrevolutsioon, millest me oleme rääkinud, kus tehti kokkulepped ja käsi peseb kätt, ehk siis toiduainete tööstus ja ravimitööstus on kokku leppinud teatud asjades, et üksteise arengut toetada, et mitte ei jääks üks ilma kasumist ja teine ilma kasumist. See kõik käib läbi inimolendi, nii orgaaniline kui anorgaaniline ehk sünteetiline materjal. Sinna lisandusid nii nikotiin kui kohvi ja kõike seda toetab suhkrutööstus. Need on need suured 3 märksõna meie sõltuvusainetest, meie legaalsetest, tugevaimatest narkootikumidest sellel planeedil. Kofeiin, suhkur, nikotiin ja alkohol. Ilus vundament alkeemikutel, kuidas 4 nurka on täidetud, eks ju, kaunis vundament. Just nimelt need on tänaseks kõik juba sulle nähtavad, salajased,
peidetud dokumendid, mis on avalikustatud, mis on kõik välja tulnud inimkonna jaoks, et sa saaksid seda endale teadlikult vastu võtta. See ei ole kellegi väljamõeldis, vaid need on välja tulnud salajased kokkulepped inimkonna vastu töötamises. Vastutöötamises selles mõttes, et ei oleks võimalik inimesel tõusta ärkamisse, sest see lõpetab ju selle allutava rassi olemasolu sellel planeedil. Seda nad on tuhandeid aastaid kartnud, sellepärast nad on järjest neid mänguskeeme muutnud ja välja mõelnud uusi lahendusi. Ja kogu see sünteetiline ajastu, nii nagu Raama on eelnevalt sulle öelnud, on tegelikult kõige julmem ajastu. Et kui ennem muutus ainult sõjatehnika, siis sünteetilisel ajastul hakkas toimuma ka see mäng läbi meie kehamasinate. Ehk siis meile näidatakse statistilisi numbreid, kus meie eluiga on tõusnud, samal ajal on tõusnud kõikvõimalike erinevate haiguste, lugematute nimede hulk, mis kõik on kunstlikult meie jaoks loodud, siis inimkatsetena neid püütud ravida niivõrd kuivõrd, eks ju, need on inimkatsed, milles me oleme osalenud. Osaleme tänaseni. Sellepärast, et seni, kuni meie eluiga oli lühike ja see mängu lõpetama toodud menopaus, millest me rääkisime programmis nimega Inimene saates, kus me lahkasime siis inimese lahti läbi nende 7-aastaste tsüklite, siis peale seda, kui see eluiga hakati pikendama, see algas läbi 20. sajandi. Meie jaoks on see mäng kestnud 100 aastat. Ja seal hulgas siis, eks ju, samal ajal käivitati see teleprogrammeerimine, kust kaudu inimkonnale anti kõik see informatsioon. Kui sa nüüd vaatad kogu seda teleajalugu, siis sealt ei puudu ei suitsetamine, alkoholi tarbimine, kohvi joomine ja suhkru kasutamine. Igas filmis näed sa neid. Kui sa saad praegu selle saateni juhatatud ja sa saad selle informatsiooni, siis siinsamas all on ka see Raama filmisoovituste link ja seal filmisoovituste hulgast leiad sa nii suhkrufilmi, vist oli neid lausa 2, mis me sinna panime, nii toiduainete tööstuse filmi, kus räägitakse sellest, kuidas ja miks on tahtlikult muudetud meie jaoks, kuidas meditsiin ja toiduainete tööstus lepivad kokku selles, et masinaõli võib kasutada küll toidurasvana ja valereklaamidega hakatakse neid inimkonnale sisse söötma. Armas, sa täna veel ostad rapsiõlipoest, mis on traktorikütus, määre, mis iganes asi ta on. Ta ei ole mõeldud meid läbima. Ükski seemneõli ei ole. Suhkur, kõige tugevam narkootikum. Kõige suurem põletiku tekitaja sinu kehas. Siis selle sama joogi, millega me pauguga alustasime, see teeseenekene tarbib seda suhkrut. Paljudele on esimene küsimus see, kes tahavad ka kombutšat endale, aga mis saab sellest suhkrust, ma ei taha seda suhkrujooki ju juua. Aga kui sa saad aru, et see teeseenekene sööb selle suhkru ära, tema muundab selle energia
ja annab sulle kasulikud bakterid siia vette. Ja sa pead ta eest hoolitsema, sa pead teda pesema, sa pead talle uue tee andma, uue suhkrusiirupi andma, et tema saaks sulle luua selle heade bakteritega joogi. Ma tegelikult ka testin seda enda peal, ma olen 3 korda nüüd teda pesnud ja teda joonud. Ma olen ülitundlik igasuguste muutuste suhtes, nii et ma saan aru, kui minu kehas läheb mingisugune tasakaal paigast ära, eriti see, mis on seotud erinevate seenbakterite vohamisega, kuna lapsest saadik tulid meie limaskestale haavandid, mis on seotud just nimelt pärmiseene vohamisega meie kehas väga kergelt. Ja ta ei ole seda esile kutsunud. Küll aga tean ma oma eelmise elu kogemustest, eks ju, selles kehastuses, kui sai tarbitud päriselt ka tonnide viisi puhast alkoholi, on see kehamasin läbi filtreerinud endast. Samamoodi oleme me suitsetanud ja kohvi tarbinud, ehk siis kõik need ained, millest ma sulle räägin, on isikliku kogemuse taga lahti selgitatud. Orgaaniline versus anorgaaniline ehk sünteetiline. See, et suhkrutööstus ehk siis osa toiduainete tööstuses, väga suur osa toiduainete tööstuses, sest praktiliselt iga toiduaine, mille sa ostad letist, on ta pakendatud või on ta kokku keeratud letis ja sa ostad ta sealt, sisaldab suhkrut. Iga toode, milles on vähendatud rasvasisaldust, sest see oli ka kokkulepe, me tegelikult saame öelda seda, millest koosneb see kehamasin. Võtame kõigepealt selle ette, millest see kehamasin koosneb. Need on valgud ja rasvad. Me koosneme rasvadest ja valkudest. Me ei koosne süsivesikutest. Süsivesikud on suhkur ja jahud. Kui vähendatakse rasva hulka toiduainetes, asendatakse see suhkru ja jahuga, süsivesikutega. Kui sinu auto koosneb erinevatest metallidest, erinevatest plastikutest, kangastest, siis tema kütuseks on ometigi kas diisel või bensiin siiamaani olnud. Võib-olla ka gaas ja täna väga tahetud pressida turule ainult elektrit. Jällegi, miks? See ei ole selle saate teema, aga sellel on oma põhjus. Ehk siis autosse kütusena pannakse bensiini. Jääme selle näite juurde. Auto ei koosne oma kütusest, oma bensiinist, diislist, isegi mitte elektrist, eks ju, ei gaasist, ükskõik millega ta siis töötab. Kuid inimmasinale, sellele kostüümile hakati andma tema ehitamiseks tema kütust, ehk siis süsivesikud. Süsivesik on meie kütus. Me koosneme valkudest ja rasvadest ja me kütus on süsivesikud. Kui me teeme palju füüsilisi tegevusi, me põletame selle kütuse ära. Kui me ei tee neid tegevusi, siis läheb see kütus meie kehas rasvaks, sest me ei tarbi teda ära. See toidupüramiid, mida meile on tutvustatud, mille kõige suurem osa all koosneb teraviljadest,
erinevatest süsivesikutest. Kõige vähem tema tipus on needsamad rasvad ja valgud, siis tegelikkuses käib see teistpidi. Sest me koosneme valkudest ja rasvadest. Meie rakukestel on vaja saada seda proteiini, seda valku, et saaks sinu lihased normaalselt toimida, mitte hääbuda rasva arvelt. Meil on vaja rasvu orgaanilisi, neid, mis tulevad meile naturaalsest toidust. Need samad rasvad, mis on meile ette nähtud. Nii puuviljadel, avokaado on puuvili, kui loomsed rasvad. Kookosrasv on puuvili, mis sisaldab rasva. Pähklid on ka puuviljad. Ehk siis need süsivesikud, mis meile kunstlikult on kätte antud, mis on meile kütuseks kõlbavad. Meie keha muundab nad rasvadeks. Suhkur, puhas süsivesik, mida sa ära ei tarbi ja läheb sinu kehas rasvaks. Sellega on täidetud kõik need toiduained, mis on tööstuse poolt toodetud. Teadvusta see endale. See, et toiduainete tööstus 50-ndatel leppis kokku meditsiinitööstuse rahaahnete petturitega ja öeldi, et need rasvad on meile kahjulikud. Ja ta jätkab seda mängu ka täna, kui sa oled kuulnud neid uudiseid, mis puudutavad toiduainete tähistamisi. See mäng jätkub. Inimkonda lollitatakse edasi aina kavalamalt. Meie jaoks parim kütus on see, mis tuleb otse maaemalt. See ühenimeline toitaine. See salat, see kapsas, see porgand, see peet, see liha koos oma loomuliku rasvaga. Soovitavalt siis selle metslooma, sest tööstusliha on kõik nii mürgitatud, et kui sa lähed ja ostad selle sildiga pakendatud liha, siis see on täis antibiootikuid. See, kuidas tööstus neid loomi hoiab ja kasvatab, seda kõike näed sa nendest filmidest, mis on ka seal filmisoovituste lehel. Üks üks film, mis meid muutis, ma nüüd ei mäletagi, see on juba 10 aastat tagasi, millal see film välja tuli, on kahvlitega nugade vastu. Forks over knives. Ehk siis meie toit on see, mis meid päästab igast sellest haigusest, mille me oleme endasse söönud sisse. Teadmatult, usaldades, et meile antakse parimat, aga julmalt petta saanud. Nähes seda, kui palju on kõikvõimalikke pikaaegseid elustiili haigusi viimase 70 aasta jooksul. Ehk siis toitumise juures on väga suur osa meie teadvustamisel, mis tuleb välja jätta väga selgelt. Kui sa ei loe neid sõnu välja, mis on pakendi peal, seda asja ei ole sulle sisse vaja. Kui sa lähed poodi, kõik see, mis on poe keskel, seda ei ole meile vaja. Sa lähed ja otsid sealt nende riiulite pealt soodat, äädikat, sest neid on meil vaja majapidamises ja endale sisse puhastamiseks. Nii lahjat äädikavett, et hoida ära seda suhkruga
üleküllastumist, mis igalt poolt tuleb sulle uksest ja aknast. Ja samamoodi siis seda soolasooda vett, eks ju, mis aitab sul hoida tasakaalu kehas ja avada rakukesi, et nad saaksid toitaineid üldse vastu võtta. Nii, ehk siis võimalikult puhast liha, peekonit, see kõik on sulle hea, sest et me koosneme rasvudest ja valkudest. Kus me siis nüüd saame edasi minna? Suhkur, mis tõi kõik maiustuste letid, mis on lookas, kõik küpsetiste letid koos siis nende muundatud jahudega, jahud koos suhkruga on just need, mida meil vaja, mitte kellelgi ei ole. Teadvusta endale, kui sa tahad ennast puhtaks saada, need on esimesed asjad, millest loobuda. Kui sa ütled, et ei saa, siis nii on. Mitte keegi ei saa sind aidata peale sinu enda. Tagajärgi kannad sina, mitte keegi teine. Mina võin sul soovitada ja öelda. Ma tean, mismoodi see kajastub minu enda kehas, kuna ma olen neid puhastusi nii palju läbi viinud, et praegusel hetkel, kui ma söön midagi ära, ma tunnen kohe selle mõju selles kehas. Ma saan aru seda, et praegune energeetiline muutuste seis isegi ei lase toimida nii kiiresti nendel puhastustel, kui just nimelt igal valelampsul meie kehas. On tuntav mõju. Kui me nüüd tuleme siia juurde, et see osa toiduainete tööstusest, mis tegi inimkonna sõltuvaks, rajades järjest rohkem bakereid, candy shoppe, kommipoode, pagaritöökodasid, siis need ei ole võrreldavad sellega, mis olid eelnevate sajandite jooksul tehtud pagarileivad ja saiad. Sa oled muga nõus, eks ju? Seal ei olnud neid aineid. Seal ei olnud muundatud nisu. Endised viljad ei sisaldanud seda gluteeni. Mis see gluteen oli, me ühes saates sulle selgitasime. See on liim. See on liim, mis liimib kokku sinu sees kõik need ained, mida sa enda sisse sööd. Kui sa vaatad seda saia, mida sa täna ostad poest, see ei ole ju see sai, mis läheb homseks kõvaks, see seisab, see on säilitusaineid täis. Kui ma tegin eile karaski, üleeile karaski, ta on tänaseks seal rätiku vahel, ta ei ole kõva, aga ta ei ole ka see värske pehme. Ta on noaga lõigatav ja teda on tore panni peal soojendada. Ja ma tean täpselt, mida ma sinna sisse panen. Kui sa kardad, et need isetegemised on väga keerulised ja rasked, siis ma võin sind väga kerge südamega maha rahustada, et ei ole. Sellega saab absoluutselt igaüks hakkama. Ja see tunne, kui sa lõikad seda oma tehtud, kas siis karaskit või võtad seda krõbe seemleleiba, mille retsepti me sulle kroonika alla andsime, see on absoluutselt teine tunne. Ja nad täidavad sind täiesti teistmoodi. See energeetiline laeng, mis iga sinu enda tehtud leiva või karaskiga kaasneb. Ideaalvariandis me kasvataksime nii nagu vanasti ise selle vilja, sest et see on energeetiline laadimine. See vili tuleb juba vastavalt sinu vajadustele ja kui sa ise selle teed, ma usun, et siiamaani teevad
meil need saarenaised seal Kihnu saarel täiesti ise, eks ju, see on nii tugev energeetiline toetus, mida iga see leivategu tegelikult saab ja mida ta siis annab sellele kehamasinale. Võrreldes selle tühja energiaga, mida sisaldab see juba valmis viilutatud, et sa võimalikult palju liimi jahu segu endale sisse sööksid, sest et see aitab toita kõiki neid madalaid energiaid sisaldavad negatiivseid väljendusi, millel on nimed haigustena külge pandud. Sest sa võtad sinna juurde teise tööstuse poolt antud erinevaid tablette, sünteetilisi, millel on omad kõrvalmõjud selles kehamasinas. Armas, nendest lõksudes kõikidest on võimalik väga kiiresti välja tulla ja vabaneda. Ja seda näiteks näitab sulle seesama ainuke film, mida, kui sa ei jõua kõiki neid filme ära vaadata, kuigi ma arvan, et sul on piisavalt aega, kui sa meediast loobud, sa saad ennast aidata läbi nende filmide vaatamise. Me oleme sinna pannud sulle nikotiinifilmi, me oleme pannud sulle sinna suhkrufilme, erinevaid toiduainete tööstuse paljastamise filme. Kui suitsetajad ütlevad, et mis see ikka saab mulle teha, siis jah, see saab sulle väga palju teha ja samas sa saad sellest kõigest vabaneda. Nikotiin on jällegi üks väga tugev sõltuvusaine. On teda antud inimesele alguses läbi piibu tubakasegudena, eks ju. Siis hakati tegema sigarette, millele lisati kõik mürgised kemikaalid alates filtrist. Filter on täis keemilisi ühendeid, millest sa tõmbad kõik selle endasse. See paber on täis keemilisi ühendeid. Ta on liimitud keemiliste sünteetiliste liimidega ja see tubakas omakorda on segatud erinevate immutusainetega. Need on kõik sõltuvusained. Miks on suitsetajatel väga raske suitsetamisest loobuda? Ja isegi kui on saadud loobuda sellest kõrrest, on võetud uus trend. Need lutid, need imelised erinevat värvi lutid, mis on noortel veel popimad kui juba suitsetamise ütleme siis profidel või eakatel suitsetajatel, kes on jäänud truuks oma taparistale, siis sinna vedelasse nikotiini on lisatud järgmised sünteetilised ained, mille toimeainet sulle ei avaldata isegi mitte. Ja isegi kui see on pandud paki peale kirja, sul pole õrna aimugi, mis see sinu masinaga tegelikult teeb. Need on kõik lõksud, et sind hoida madalates sagedustes. Ja kui sa oled ärkaja, on sinu ülesanne ainult teadvustada. Peale teadvustamist saab toimuda paranemine, lõpetamine, loobumine. Kofeiin, jätsin selle siia eelviimaseks. Alkohol on meil siin ka, need kaks suurt sõpra. Kohvi ja alkohol. Jällegi vaata, igas filmis esindatud, eks ju. Miks? Sest nad hoiavad madalaid sagedusi. Kui ärkajad hakkavad ärkama ja vahetavad kange alkoholi veini vastu, tegevjuhi vabandusega, et see on tervislik, see on naturaalne, see on viinamarja toode. Need on ainult need valged valed, võib öelda või. Jällegi sulle öeldud selleks, et sa saaksid vahetada oma viski veini vastu,
oma veini, šampuse vastu, šampanje vastu. Ja see muster kordub. Ma ütlen sulle, peaaegu kõikidel ärkajatel käib see muster läbi samamoodi. Käis ta ka meil samamoodi läbi. Ja kuni üleöö sai tehtud otsus. Meile on öeldud küll jah, aastakümneid tagasi, et me ei sõltu mitte millestki. Seda oli väga huvitav kuulda ühelt mu ravitsejalt, et me ei sõltu mitte millestki ja see teadmine kuidagi hoidis mind. Ma ei oska öelda, kas muidugi ta ikkagi ju mõjutas seda kehamasinat ja kõike seda kaalukasvu, sellepärast et see kaal ju tõusis ju tohutult kiiresti. Kui me alkoholi ei tarbinud enne 29. eluaastat, ma olin 3 lapse ema, kui ma hakkasin alles alkoholi tarbima ja oma ärisid ehitama ja tõesti nende äride ehitamise käigus äri ehitamise kütus oli puhas alkohol. Tõde. Nendes tegevustes, mis tulid siis kogu meie vabanemisega sellest pimedast ühiskonnast, kus meil uksed läksid valla ja kõik see sõltuvusi täis läänemaailm jõudis meile koos kõikide nende sõltuvusainetega siis, eks ju. Algasid need õhtused veinijoomised ja juustusöömised, algasid erinevad peod, kohvi joomist, me isegi kohvi ennem joonud, kuigi kofeiini saime me läbi tee. Ja kofeiinini ma jõuan ka kohe, aga alkoholist rääkides just nimelt väga kiire aja jooksul väga palju puhast alkoholi. Ei joonud me kokteile, olen ma muidugi ära proovinud kõiksugu erinevaid kokteile, aga see ei olnud meie teema, vaid ainult puhas kange alkohol kõikvõimalikes erinevates kultuurides ja oli ta, nii nagu Raama hiljem ütles, et see oli meie puhas kütus, aga sellel kütusel olid omad kõrvalnähud, sest me ei põletanud seda süsivesikut, mida me sisse jõime alati ära ja see kogunes. Ja eriti hästi oligi näha seda sellel paradiisi puhkusel, siis mille ma veetsin esimesed 1,5 aastat Miamis elades kõikide nende rannagrillipidudega, mis algasid ju keskpäevast, lõpetasid keskööl ja need olid ju kõik seotud nii alkoholi kui kõikvõimalike tööstustoiduainetega. Ja vererõhk tõusis mul selle 4 aasta jooksul 170-ni, 170 100-le. Mu kehakaal oli ära tulles +25 tänasest. Praegusel hetkel on ta mul +5, seda ma sulle kajastasin oma hüppenööriga videos ja see ei ole hetkel muutnud minu tunnet endas, sest et ma tean ju, nii nagu ma kirjeldasin, mida ma sellest toiduainete tööstusest endasse tarbisin. Just nimelt need teatud leivatööstuselt, need tordid, millega minu juurde tuldi, need, mis mulle siia maha jäeti. Kanu veel ei olnud ja siis, kes ma olen, see, kes ei suuda toitu ära visata, see toidupäästja, eks ju, päästis läbi enda ja nüüd siis olen sellest vabanemise teel. Aga see alkoholist üleöö vabanemine, nii nagu nikotiinist, 3 korda sai loobutud suitsetamisest, kuni sai täielik lõpp tehtud. Suitsetamisest loobusin ma siis, kui ma läksin Eestist ära, läksin Ameerikasse. Ja alkoholist loobusin ma üleöö 1. jaanuaril
2021. Sellel aastavahetusel sai viimane kord joodud siis ära kõik need pudelid, mis kodus olid. See 1. jaanuari hommik, kui sai välja kirjutatud meie enda manifest endale, oli väga tugevates peavaludes, väga raskekujulises puhmakas. Aga need on praegu täna mõeldes naljakad mälestused, eks ju, sest need on ainult mälestused, need on kogemused, mida ma olen kogenud, need on emotsioonid, mis on nende kogemustega kaasnenud, sinna on tõesti seinast seina imelisi kogemusi kogetud, sest et õnneks ei ole ma olnud seotud väga madalate energiatega üleüldse oma elus, eks ju, ehk siis ei ole selle, saabki öelda siis see kiire 20 ringi ümber päikese, kus oli alkohol meiega. Oli ta omakorda ikkagi rõõmsate kogemuste võimendaja ja jagaja. Selliseid padujoominguid, kaklusi, vot selliseid asju ei ole ma läbi elanud ega kogenud. Ju need on jäänud eelmistesse eludesse. Ma olen neid piisavalt kuulnud. Ma olen näinud neid, mis on toimunud ööklubides. Ja ma olen neid näinud, ma ei ole osalenud nendes. Ehk siis hoitud ja kaitstud. Rõõmuga jaganud kõike seda, mis on antud. Ja samamoodi siis see kohvikuninganna staatusesse saamine ja astumine, kui sai Eestis tõesti siis soovitatud tuhandetele inimestele maailma parima kvaliteediga, Michelin tärnidega hinnatud puhtaimat, parimat kohvi. Siis täna ma, armas, võin sinu ees ka natukene vabandada selles osas, et ma ei teadnud seda, mida ma tean täna. Ja ma jagasin sinuga oma emotsiooni ja rõõmu ja endiselt ütlen, et see kohvi müügi ja soovitamise aeg minu äritegevuses, selles soovitusturunduses, suhteturunduses, võrkturunduses, kes milliseid sõnu tahab kasutada, eks ju. Minu jaoks on ta soovitus ja suhteturundus, kus ei saa petta mitte kedagi, vaid ainult tõega edasi liikuda läbi oma positiivse emotsiooni ja kogemuse. Ja tõde kannab. Ja nii see oligi kõige emotsionaalsem, kõige rõõmsam äri, mis tõstis äritegevuse koos selle äripartneriga siis väga kiiresti, väga edukaks. Ja kohviäri oli kõige lahedam äri. Tänu sellele liikusime me ka teisele poole ookeani, küll aga ei tulnud kohvi sinna kahjuks kaasa. Põhjusega, meil oli seal vaja järgmiseid kogemusi kogeda. Kuid täna ma räägin sulle sellest, et ma olen ka kohvist nüüd siis täitsa loobunud, et vahepealsetes saadetes on olnud seda juttu, et Raama on võtnud meil ära üleöö kohvi joomise, hoidnud meid eemal kohvist nädalakese, paar, tulnud tagasi, ehk siis selline ettevalmistus käis praegu. Ütleme, et sellest kalendriaasta vahetusest on see ettevalmistus selleks loobumiseks käinud. Ja kui faktipõhine informatsioon on teadvustunud isikule kätte antud, miks tast on vaja loobuda, siis muutub asi väga lihtsaks. Kui me saame aru, mida teeb kofeiin siin, selles peapekis, selles kehamasina juhtpuldis, selles ajus, siis seal on selline hormoon,
kes teavitab meie kehale, millal kehal on vaja puhata, millal ta on valmis uuesti tegutsema. Selle hormooni nimi on adenossiin. Ja kui see hormoonikene istub sinna, kuhu tema koht on liikuda ja öelda ajule, et nüüd on puhkuse aeg, siis tuleb Mr. Kofeiin ja lükkab selle adenossiinikese ära sealt pesakesest ja istub ise tema kohale. Ehk aju ei saa seda signaali. Hakkad sa aru saama, mis toimub? Kuidas on see allutaja teinud meist need töömasinad, need töörügajad, need töösõltlased, kes ka meie oleme olnud täiesti töösõltlane. Oleme sulle rääkinud viimased aastad, meil on vaja õppida olema. See on olnud väga pikk ja keeruline aeg. See olema õppima sai alguse siis, kui me suunatud saime süsteemist välja. Ja ehk siis meie liikumine sinna Mägionni, see esimene aasta Mägionnis, mis sisaldas ainult tegevusi meie enda elus püsimise heaks. Kohvi oli absoluutne kaaslane igal hommikul ja minu kohvitass oli 400 milliliitrine. Ma armastasin kohvi. Ma ei ütle, et ma ei armasta teda enam. Ma alustasin täiskuu portaali kofeiinivaba kohviga, sest ma tahtsin nüüd teada saada, mida see mu jaoks tähendab. Kui ma olin juba olnud ju nüüd ilma kohvita, eks ju, üle 6 aja. Kindlasti. Jah, need teemad on juba siin sees 2 kuud vähemalt küpsenud, et see saade sinuni jõuaks. Nii et see kofeiini teema veel sügisel alustasin ma igat oma hommikut 2 tassi kohviga. Mõne tunni pärast jõudsin ma alles toiduni. Sest see ei olnud nii tähtis kui see kohvi, see nauding, see esimene hommikune kohv. Kuidas siis see nii kergelt ära jäi? See on päris huvitav, kui sellele niimoodi mõelda. Jaa, võib-olla on siin nüüd see üks põhjus selles, et nii nagu meile öeldi, et me ei sõltu mitte millestki, võib-olla. Ja kui me teadvustame, siis on väga lihtne sellest lahti lasta. Samas ma arvan, et see ei ole erisus. Kui seda suudame meie, suudad seda ka sina. Küsimus on sinu teadvustumise astmes, selles tasemes, kui palju sa enda eest hoolitsed, kui palju sa ennast armastad. See on see armastuse teekond iseendani. Miks on igas töökohas kohvi tasuta käes? Miks sa saad teda juua just siis, kui sul isu tuleb? Sest kofeiin koos suhkruga, paned veel piimaga peale, lisame neid mürke, mida tööstus annab. Ja kui sa tahad mulle öelda, et piim annab sulle kaltsiumit, siis see on sulle puhas selge vale, valge vale sõna otseses mõttes, sest see on valge mürgine jook, mida sa sinna peal paned. Ja kui sa tahad sinna panna sojapiima, siis see on samasugune jama. Need taimepiimad, need mahlad on samamoodi kõiksugu asju täis pandud, mida sul vaja ei ole. Jah, ma olen aastaid joonud kohvi kaerapiimaga, sest soja on Raama ammu meile öelnud, ennem kui me teadsime tema olemasolust, et soja ei ole inimestele.
see algas siis, kui algas taimetoitluse propageerimine ja sojatoodete müük. Nii, selle kofeiiniga siis, see kofeiin, kes võtab ära siis selle hormooni sealt kohast, kus sinu keha peaks puhkama ja teeb sinust selle töömasina, et sa peaksid vastu kõik need pikad töötunnid endale võetud kohustusi täites. Selle kogused kasvavad, selle kangus kasvab, seda sa tead ise, kui sa kohvijooja oled. Kui sa oled jõudnud oma ühe naudingu kohvini hommikul, siis nüüd teadvusta seda, mida ta teeb siis selle hormooniga, kes on tegelikult sulle sõnumitoojaks, eks ju, sellele kehale. Kas on siin lahendus selles kofeiinivabas kohvis? Ma väga seda ei usalda ausalt öeldes, teades tööstuskohvi jällegi seda tootmist, et ta on ikkagi jälle rikastatud ja lisaainetega meile antud. Kui sa saad orgaanilist kofeiinist vabastatud kohvi, vaata, kuidas see sulle toimib. Kas see on sinu lahendus või on sinu lahenduseks hoopis teine must jook, mis on siis sigurikohvi. Samal ajal ütleb minu kogemus, et teda pole üldse vaja. Meie kõige parem jook on ikkagi kõige puhtam vesi. Ja nii oli, on ja jääb. Ja meie kõige suurema ja kõige kallimaks varaks muutub üsna varsti just nimelt see puhas vesi. Pigem hoolitse selle eest, et tema sul oleks kättesaadav, kust ja kuidas. Las siis igaüks jõuab selleni. Ettevalmistus tähendab seda, mis meil jäi eelmises saates rääkimata, et just nimelt selleks, et nende suurte muutustega meil oleks tagatud puhas vesi, on olemas veepuhastustabletid, mis on võimalik endale ju mingigi kogus. Need ei ole kallid. Seda ütleme meie isegi oma väga-väga piiratud eelarve juures, eks ju. Me ei ole varjanud, et me saame hakkama oma 550 euroga iga kuu. Ei saa hakkama, päriselt tunnistan, et aina keerulisemaks läheb, kuna hinnatõus on kihutanud kõiki asju lakke, siis aina keerulisemaks läheb. Aga vesi, veepuhastustabletid, veefiltrid, mis annavad meile võimaluse juua ükskõik millisest veekogust. Vot sellised asjad võiksid endale praegu tuleviku jaoks investeerida, samamoodi aktiivsüsi, eks ju, mis aitab erinevate mürgistuste ja muude situatsioonide puhul. Küttepuud, toiduainetest, mida võiks sinul olla selleks ootamatusteks ja kõigeks selleks, nagu me oleme korranud, palun ära korja endale neid purgitoite ja konserve, vaid kui tahad, siis 10 aastaid säilivad erinevad tangained, kikerherned, riis. Meie keha riisi ei talu, ei ole meil vaja seda. Enamus inimkonnast tegelikult riisi ei talu, ta on pandud seda sööma. Jällegi puhas süsivesik, eks ju. Siin on erinevaid lahendusi selles osas. Nendel asjadel müügimaailmas, tarbimisühiskonnas kõigil on säilivuskuupäevad pandud, mis tegelikult on ainult müükide tegemiseks. Sinu valikud, sinu otsused. Need on need asjad, mis tõesti nendega ei juhtu mitte midagi. Samamoodi pähklid, rosinad, kuivatatud puuviljad. Kõige kergem on meil enda eest hoolitseda, kui me oma saaki kuivatame maksimaalselt
jahvatame sest külmutamine on väga lühiajaline, kui elektrit ei ole. Ja nii nagu me rääkisime, siis neid katseid juba on inimestega tehtud, et võtame elektri ära, vaatame, kuidas nad hakkama saavad. Me oleme neid asju nüüd enda nahal läbi elanud, ehk kuidas olla nädal 2 ilma elektrita, mida teha, et sinu riided oleksid sellised, mis sind katavad ja kannavad erinevate temperatuuridega, et sul vajadusel on võimalik liikuda kerguses. See sünteetiline versus orgaaniline puudutab ka just nimelt sinu riietust, sinu toitu. Iga tablett on sünteetiline. Kui me rääkisime saate alguses narkootikumidest, siis sa saad aru, et see tarbimisühiskond allutamises on ka narkootikum. Sa oled sõltuv tarbimisest, selleks on sulle toodetud massiliselt sünteetilist pahna, mis ei pea vastu ja mis ei lase ligi sulle kasulikke energiaid, et hoida sind kinni madalates energiates. Kõik see on omavahel seotud. Need 3 madalat alumist energiakeskust on seotud raha, seksi ja uimastitega. Money, sex and drugs, sex, drugs and rock and roll. Muusika, mis tõi teised sagedused kui need kõrged, mis olid siiamaani ja hakkas lõhkuma sagedusi. Kui sa armastad madalasageduslikku muusikat endiselt, see hoiab sind kinni, teadvusta. Taju seda, mis tahab tegelikult sinu seest välja tulla. Taju seda muusika energiavahetust, kui sa kuulad kõrgesageduslikku muusikat versus madalasageduslikku. Kui sa kuulad raadiomuusikat, siis see on kõik madalas sageduses. Sa tunned, kuidas su kehas tõuseb ärevusfoon ainuüksi raadio lahti keeramisel. Need on kõik sõltuvusained. Autokere ei uuene. Autokere on paika pandud ja ta tarbib ainult kütust, aga meie rakud uuenevad kogu aeg ja neil on vaja seda sama materjali raku ehitamisel, millest ta koosneb. Ehk siis lisakütust on meil vaja ainult siis, kui meil on lisaenergia kulu. Vot sellepärast on auto näide selge. Aitäh, Raama. Ma kohe tegin praegu mõttepausi, et kust see auto näide tuli? Selge. Rääkides veel suhkrust ja toiduainete tööstusest, see, et sulle soovitatakse mahlasid juua, sest need on ju värsked mahlad, siis absoluutselt iga mahla eraldamine sellest toiduainest, on see siis see puuvili või juurvili, mahlast saad sa selle suhkru. Sul jäävad saamata need kiudained. Nii et jällegi mõtle, iga värske apelsini mahla klaasiga sa kallad endasse sisse vaid klaasitäie värskeid suhkruid. Keha jaoks ei ole vahet, mis suhkur on. Nagu ma ütlesin, see toiduainete tööstus, suhkrutööstus oskab sind väga hästi ära petta. Ta näitab sulle mitukümmend erinevat suhkru nimetust, ütleb, üks on tervislikum kui teine. Ei ole. Tegelikult on keha jaoks suhkur. Sa kas tarbid ta ära või ta ladestub rasvadesse. Lihtne. Teadvusta. On ta pruun, on ta valge, on ta mis iganes suhkur. On ta suhkur. Ka puuviljasuhkur on suhkur. Tasamiilu.
Ehk siis jah, kui me nendest loobume, siis neist kõigist ja vahet ei ole, millist magusat ampsu sa võtad, sa saad oma suhkru. Ainukene erand, kui võtta sealt nüüd, on stevia. Stevia leht on lihtsalt niivõrd magus, et jah, tema käitub kehas teistmoodi, aga ta käitub ka oma magususelt teistmoodi, eks ju. Jah, peotäis rosinaid, kui sul on magusa isu. Mõni tattel, need on need asjad, mis sind toetavad, mis aitavad. Juurviljad isegi, kui me võtame peedi, peet on ju väga magus, bataat on väga magus, nendega ka ei tohi üle pingutada, sest et seal on liiga palju suhkrut. Suhkrud ja tärklised, jah. Vaatame edasi. Nendest mitteametlikest sõltuvustest siis, mis on need sildistatud narkootikumid. Mis me nende kohta sulle ütleme? Need on lihtsalt mängu jaoks niimoodi ära määratud. Need on raha kontrollimise vahendid. Need on allutussüsteemi ja ärkamise kinnihoidmise vahendid. Need on eraldatuse vahendid, ehk siis ühed on head sõltuvused, teised on pahad sõltuvused. Ehk siis sina, kes sa sööd suhkrut ja saia, oled tembeldatud heaks sõltlaseks ja see, kes teeb siis kokaiini, on tembeldatud halvaks sõltlaseks. Võtame siin veel mõned ebaseaduslikud narkootilised ained, needsamad kärbseseened, mis meil metsas kasvavad. Miks nad on keelatud? Sellepärast, et nad avardavad meie teadvust. Mitte sellepärast, et kui sa sööd kärbseseene ära, saad sa surma. Kelle asi see on ammu öeldud, inimesed pole loetud. Mis siis, et rahvaloendust tehakse ja sulle näidatakse numbreid. Samal ajal, kui neid hakklihamasinana kasutatakse igas sõjaolukorras, siis nad ei ole ju loetud, eks ju. Kui viiruseid edasi antakse, nad ei ole loetud. Mäng on mäng. Kas üks sünteetiline narkootikum on parem kui teine? Nad on kõik meie jaoks halvad, mitte head. Nad annavad meile teatud kogemused. Kui sa koged selle kogemuse ära, siis on see done, aga kuna ta on sõltuvusaine, jäävad paljud sinna kinni. Kas need orgaanilised sõltuvusained, mis on indiaanlaste poolt pakutud, on paremad kui need sünteetilised erinevate nimedega tabletid? Ei ole. Nad kõik avavad hetkeks meie teadvuse, näitavad meile teatud võimalikkust. Aga täpselt samamoodi võtavad sind konksu otsa. Ka neil on oma ülesanne kogu meie inimkonna ärkamises ja selle kinnihoidmises oma sõltuvustega. Nii on. Võta või jäta, see info on kõik sinu enda tunnetada, see on informatsioon, mis meieni on juhatatud. See, mis meie seest läbi tuleb. Igalühel oma tunded, oma arvamus. Nii kaua, kuni seda kinnitavad kogemused, kas siis enda peal, oma lähedaste peal. Kuidas meie oleme siia neid kogemusi kogema tulnud. Kõik erinevalt, eks ju. Jah, mis me nendest narkootikumidest veel võime rääkida? Suhkrut oleme söönud, maha jätnud.
Nikotiini oleme tarbinud, maha jätnud. Kofeiini oleme tarbinud, maha jätnud. Alkoholi oleme tarbinud, maha jätnud. Sünteetilistest kokaiini on tarbitud, proovitud. Kui üks aine kustutab ära ühe päeva, mis sellele järgneb, teda ei ole vaja. Elu on niigi lühike. Nendest indiaanlaste poolt jagatud erinevatest võimalustest on Raama meid väga kindlakäeliselt eemale hoidnud. Me oleme saanud konnamürgipuhastuse ja siis ütles meile selle läbiviija, et ta ei ole nii puhast olendit näinud. Seda oli hea kuulda, ju me selleks pidime selle läbima. Tehtud. Ja mis meil rääkima? Kanep on meil kõige lihtsam, mis on rääkimata. On ta olnud meie toetaja sellel kehamasinal 10 aastat, aidanud lahti saada alkoholist, aidanud vabaneda nikotiinist, aidanud lahti saada paljudest erinevatest haigussiltidest selles kehamasinas ja vabanenud. Midagi ei ole öelda, igal asjal on olnud oma aeg meie teekonnal, oma ülesanne nendel kogemustel. Igal ainel on koht siin maal, sellel maa emal, ehk siis kui rääkida veel nendest keelatud ainetest, mille hulka kanep on loetud, miks ta on loetud, sest ta annab inimkonnale tegelikult kõik, kaob ära selle tööstuse vajadus, mis on tänaseks ulmeliseks aetud, eks ju, sest et läbi selle ühe taime oleme me kaetud nii ehitusmaterjaliga kui kangana, kui ravitsejana. Põhjusega on ta ära keelatud ja asemele antud siis erinevad sünteetilised narkootikumid. Ma võtangi selle saate nüüd kokku ja rohkem sulle sellest ei räägi, sest et kõik need mullikesed, mis siia said ennem kirja pandud, on tegelikult meil läbi lahatud. Kui sul on küsimusi, sa võid küsida. Meil on olemas üks video sulle eelnevalt, kus me oleme rääkinud lahti madala ja kõrgesageduslikud toiduained taimedena siis, mida kasvatada, mida pigem mitte, mida rohkem süüa, mida pigem mitte. Eks ju, madalasageduslikult on meile antud kätte kartul ja tomat. Ühed suurimad müüginumbrid on ju. Kõik põhjusega. Jah, mõtteainet on kuhjaga, tunnetamist sulle kuhjaga. Aga teeme nii, et võtame järgmise teema, sest et meil on neid ju veel. Ja järgmise korrani, armas. Namaste. Saada oma küsimused meile, meil on kergem sind toetada.